Millised need esimesed hetke emotsioonid siis on kohe peale filmi vaatamist? Ma olen väga positiivselt üllatunud, et kuigi see on nii-öelda filmitegijate keeles selline rääkivate peade film, siis kuna need pead, kes räägivad, on nii ägedad pead ja karismaatilised ja head jutuvestjad, siis jah, et see ei ole selline klassikaline igav ja veniv rääkivate peade film. Ja ta suudab luua mingi üldistuse, mis mulle tundub on täitsa relevantne ka praeguses ajas. Et kuidas hoida elus vabadust enda sees, sest meil kõigil on elus asjaolusid, mis neid vabadusi rohkem või vähem piiravad ja seda elurõõmu ja usku ja jah. Kas sa said enda jaoks ka midagi uut sellest filmist teada? Sain, natukene sain, kuigi selles mõttes mina ei ole võib-olla kõige nii-öelda objektiivsem vastama sellepärast, et ma olin Rihoga tegelikult selle teekonna alguses ühes paadis ja mitte küll kogu materjali, aga väga suurt osa materjalist ma olen läinud ka nii-öelda transkripte lugenud ja kogu seda sellesse maailmasse ennast sisse viinud ja ma mäletan seda hetke, kui seda kõike oli nii kohutavalt palju ja see mõte, et kuidas seda siis kõigil oli selge, et see film saab filmiks nii-öelda montaažilaual ja helinduses ja niimoodi, et kuidas see teha selliseks, et see essents välja tuleb. Ja siis ühel hetkel minul tuli oma film peale ja ma hüppasin selle paadi pealt maha ja nüüd ma ei olnudki sellest ajast saadik tegelikult üldse kursis, kuigi mu abikaasa tegi heli, aga ma hoidsin meelega ennast mitte kursis ja ma olin positiivselt üllatunud, et tuligi film ja hea film ja kohati on isegi põnev, et dokfilmides ei ole väga tihti põnev. See on oskusliku loo jutustuse montaaži heli tulemus, ma arvan. Aga kellele sina seda filmi soovitaksid? Ma arvan, et üks sihtgrupp on kindlasti need inimesed, kes ise olid siis Tarmo ja Toomase eakaaslased. Ja võib-olla nendest nõksa nooremad, kes juba tollal siis neile nii-öelda alt üles vaatasid. Aga võib-olla siiski ka nooremad inimesed, ma ei tea, seda peab nende käest küsima, et kas see kõnetab, aga ma arvan, et see vabaduse teema peaks kõnetama. Ja tegelikult ma ise selle mõtlesin seda, et mis meil praegu maailmas toimub ja mis näiteks on ju meil siin naaberriigis toimub. Et kui repressiivne, aga samal ajal savijalgadel see süsteem oli, et see dialoog ametniku ja inimese vahel, et sellise ametnik, kes teab, et inimene on korduvalt üritanud ära karata ja siis ta saab loa minna välismaale ja talt küsitakse, et ega ta ometi ära ei karga. Ja ta vastab ei. Ja selline ongi dialoog. Ehk et see on selline et see võib homme päev mureneda
see tohutult repressiivne, aga samal ajal täiesti fake.